saame ka siis üle vaadata koduvõistkonna koosseisu, mis on ka siis üpris muutust, et Kalevis siis mänginud. Ja nüüd on siis mäng jõudnud Tallinna Kalevi väravavahi kätte, kes mängib lahti, aga väga ohtlikult ja ongi Liisa Merisalu löönud esimese värava kohe 3. minutil eriti kiiresti oma rünnakut lõpetada. Oi, ja on Tammeka suutnud lüüa teise värava ja värava autoriks on siis Renateli Mehevets. Ja tahaks kohe isegi seda kordust näha, et siis Kalevi paremasse äärde lahti, kuid seal on nüüd ka väike rabe olukord. Ja nüüd siis head pressi teeb Tammeka keskväljalt, et Kalevil ei ole üldse ruumi, et seal mängida ja nüüd Liisa Merisalu sai uuesti löögile, aga Roberta Jõrnas nüüd siis on ka väike sihuke segadus, tundub, oli Tammeka mängijatel ja Kalevil õnnestus siis pall võita ja minemas rünnakule. Ja Maria Oram on siis palli juures hetkel. Ja Tammeka mängijad seal ennast algavad, viskuvad selle palli ette ja oppadi, Kalev on suutnud lüüa siis esimese värava tagasi, värava autoriks siis Anett Kadastu, kelle on sattunud pressi alla siis Tammeka kapten ja nüüd tuli vale sööt ja suluseisust. Pall tuli siis rohkem sinna ettetsooni, kus aga palli kaotus siis vale sööduga ja nüüd on Maria Oraval tekkimas hea võimalus, kuid löök jäi siis natukene nõrgaks ja esimese poolaja lõpus on siis tekkimas kindlasti võimalus siis ka Tammekale, aga see pall läks siis väravast küljaga. Selle on tekkimas võimalus ja nüüd sai Tammeka ründaja number 9 sai löögile uuesti audist lahti mängitud ja juba sinna 16 kasti juurde võimetada. Nüüd on Kirgelisil väga hea võimalus, kus lüüa ja päris hea löök oli ka täitsa ainult natuke. Ja nii, pall saigi mängu ja nüüd Kalev alustab siis pikema palliga, aga ja seal tekkis kerge olukord, tundus, et väravavahti natukene seal segati, kus siis samuti on selle 5 minuti jooksul, mulle tundub rohkem ikkagi palju käes, kellel nüüd tekkimas rünnaku võimalus ja siis seal natuke häält, et kehamäng oli liiga agressiivne, aga ilusti suutis selle palli säilitada ja nüüd sai Tammeka löögile ka, aga Kalevi väravavaht oli seal hästi vahel ja sai selle. Nüüd on Kalevil hea võimalus, aga pall oli ikkagi ka nii kiire. Ja nüüd seal Keiti Kruusmann sai käed vahele ja püüdis palli ilusti kinni, et mingi järgmine Kalevi nurgalöök, kus seal tundus, et väravavahti segati. Mindi seal tõesti päris suure kambaga Kalevi poolt. Et on saanud harjutada küll selle mängu jooksul nende nurgalöökide löömist, et oleks ka aeg värav lüüa ja nüüd seal Johanna-Maria Ling sai ka löögile, aga see läks ikka, kes tulid alles teisel poolajal mängu vaatama, siis on praegu olukord Kalevile, aga Tammeka kaitsja seal siis väga hästi vahel ja kohtunik juba uuesti palli mängu panna Tammekal siis
punkti välja visata. Ja oi, on tekkimas ohtlik olukord Tammeka või tähendab Kalevi jaoks ja oi. Kas tuleb? Ja väga napilt seal praegu Johanna-Maria Link oli väga otsustavalt mängiti pall lahti ja tagasisööt tuli natukene võib-olla pikk, kuid Tammeka väravat pidi kuulda ja sellega siis mäng lõppeski. Tänane kohtumine lõppes siis Tammeka kasuks seisuga 2-1 ja sellega nad teenisid endale siis väga tähtsad punktid tabelis, said 3 punkti juurde ja nüüd on minu teada siis 4 tiimil meistriliigil siis kirjas 9